Sillamäe ja Tallinna Kalevi vaheline kohtumine algas küll lumekoristustööde tõttu 20 minutit planeeritust hiljem, kuid talvised ilmastikuolud mängulusti kellelgi ei vähendanud ning kui pall mängu pandi, hakkasid peagi ka väravad tulema. Juba 6. minutil läks Sillamäe Aleksander Tubõkini väravast 1-0 juhtima. 16. minutiks oli seis aga juba 3-0, kui kahel korral oli täpne Vitali Stankevitšus. Sillamäe eduseis oleks võinud olla veelgi suurem, kuid tihtipeale jättis soovida realiseerimisoskus. Tallinna Kalev suutis aga poole lõpus ühe oma vähestest võimalustest ära kasutada ning vaheajale mindi seisul 3-1. Teise poolaja alguses vähendas Tallinna Kalev vahe minimaalseks, kuid põnevust ei jätkunud kauaks, sest paar minutit hiljem haaras Sillamäe taas kaheväravalise eduseisu. Mängu lõpus lisas Sergei Vihrov veel 2 väravat ja Sillamäe sai suureskoorilise 6-2 võidu. Sellega kindlustati endale 1 voor enne meistrivõistluste lõppu hõbemedal. Narva Transil on viimases voorus omavahelise mängu võidu korral võimalik küll koguda Sillamäega sama palju punkte, kuid sellisel juhul annab Sillamäele eelise suurem üldine võitude arv. Огромное большое спасибо всем нам, что мы решили эту задачу и выиграли серебряную медаль. Поблагодарить руководство клуба, поблагодарить игроков всех, команду, административный состав, тренерский штаб. Мы были одной единой командой, мы были одной семьей. И поэтому мы стремились к решению этих задач, чтобы на следующем сезоне играть в Еврокубок. Мы эту задачу решили. Tallinna Kalevile tähendab kaotus seda, et tulevaks hooajaks langetakse esiliigasse. Kalevi jalgpalliklubi juhatuse liikme Raimo Nõu sõnul sellest kohast aga loobutakse ning suure tõenäosusega hakatakse mängima hoopis teises liigas. Esiliigaga kaasnevad sama suured kulud kui meistriliigas on, aga tulud on ikkagi üksjagu väiksemad, sponsorite huvi on väiksem, samamoodi UEFA toetus kaasneb meistriliiga klubidega, nii et see seab väga tõsiselt mõtlema, et eks me vaatame, et natuke veel aega on otsustamiseks. Narva Trans kindlustas endale pronksmedalit 2-1 võiduga 4. aastat järjest Eesti meistriks tulnud Levadia üle. Levadia püsis Eesti meistriliigas kaotuseta 61 mängu järjest. Tammeka oli võõrsil üle Kuressaarest nagu Nõmme Kalju Paidelinna meeskonnastki. Flora võit ei viinud neid enam medalikohale. Medaliomanikud on paigas. Nõmme Kalju võit suurendas nende võimalusi pääseda 5 Balti liigas mängiva klubi hulka. Kalju kohtub viimases voorus Kuressaare, tulevik aga Tallinna Kaleviga.